Tere, mina olen Ingrid Maadvere ja juttu tuleb üldkogumist ja valimist. Kõigepealt natukene mõistetest. Üldkogum on siis objektide või isikute hulk, mille või kelle kohta ma tahaksin teha järeldusi. Ja valim on siis uurimiseks valitud osa üldkogumist, kusjuures igal objektil või isikul peab olema siis võrdne võimalus sattuda valimisse. Näiteks, et minu üldkogumiks on kõik Tallinna 7-aastased poisid, ma tahan uurida näiteks, et missugust muusikat nad kuulavad ja kui tihti, aga selge on see, et ma kõiki 7-aastaseid poisse küsitleda ei saa, ma pean tegema mingi valiku, valima välja mingi osa ja küsitlema neid. Valimit kasutatakse siis sellistel juhtumitel, kui näiteks üldkogumit uurida ei saa. Võtame näiteks, et mind huvitab, et algklassi õpilaste viiuliharrastused ja ma ei teagi, kui palju tegelikult Eestis näiteks õpilasi viiulit mängib, et mul puuduvad need andmed, aga ma võin näiteks minna kuhugi muusikakooli ja sealt ma saan need andmed kätte. Siis võib olla, et üldkogumi uurimine on liiga kallis. Mitte ainult nüüd rahaliselt kallis, et kallis on ka tegelikult aeg, et kui mul ei ole võimalik uurida kõiki Eesti viiulimängijaid, siis ma pean tegema mingi valiku. Või siis kolmas põhjus, et näiteks üldkogumi uurimine hävitab selle, et ma teen mingisuguseid eksperimente taimedega ja selle eksperimendi käigus taim hävib, ma ei saa teha kõigi taimedega eksperimenti. Kuidas aga nüüd siis valida seda, et kui suure valimi ma pean võtma? Et võimalusi on erinevaid. Aga siin on olemas ka näiteks üks selline valimi kalkulaator, selline veebipõhine. Et mul on siin terve hulk igasuguseid erinevaid arve, näiteks usaldusnivoo, et kunagi me ei saa öelda 100%, et kui meie valimis mingisugune asi kehtib, siis ta ka üldkogumis kehtib. Ja kujutame ette, et näiteks meil on kool, kus on 1000 õpilast, siis usaldusnivoo 85%, peaksime siis valimisse võtma 278 õpilast. Valimiliigid. Valimiliike on päris palju, siin sellel slaidil ma lihtsalt loetlesin neid. Täisvalim, lihtne juhuslik valim, süstemaatiline valim, kihtvalim, mugavusvalim, klastervalim, tüüpilise juhtumi valim, homogeenne valim, lumepallivalim ja nii edasi. Ja nüüd siis vaatame mõnda siis lähemalt ka. Tegelikult täisvalimit vist päris valimiks nimetada ei saagi, sest sellisel juhul uuritakse kõiki üldkogumi objekte. Et näiteks minu üldkogum ongi Gustav Adolfi gümnaasiumi 11. A-klassi õpilased, neid on 30 ja minu valim on ka kõik need 30 õpilast, et ma teen kõigile neile ankeedi. Et sellisel juhul siis valim kattubki üldkogumiga. Järgmine on lihtne juhuslik valim. Et selleks peab mul olema siis nende objektide nimekiri, kes kuuluvad sinna üldkogumisse. Näiteks siis kooliõpilaste nimekiri. Ja siis ma pean määrama valimi arvu, näiteks kasutan seda valimi kalkulaatorit ja siis genereerin endale juhuslike arvude tabeli. Selleks on ka nüüd erinevaid viise, et siin on jälle üks internetis olev keskkond, mis võimaldab siis juhuslikke arve genereerida. Ja toome siin kohe näite, et näiteks, et jällegi üldkogumiks on siis Gustav Adolfi gümnaasiumi õpilased, ma tahan näiteks 2 komplekti neid arve igaks juhuks teha. Nii, ja ma tahan siis, mul on vaja 280 arvu genereerida ja need peavad siis jääma 1 ja 1344 vahele. Nii. Ja klõpsan get sets. Nii, ja näete, saingi siis set 1, kus mul on genereeritud juhuslikud arvud ja set 2. Nii et nüüd ma siis tegelikult peaksin siis näiteks ankeedi saatma kõigile nendele õpilastele, kes siin selle arvu taga on. Järgmine on süstemaatiline valim. Võib siis kasutada ka üldkogumi objektide nimekirja
aga noh, mõnikord mul seda nimekirja ei ole, siis ma võin näiteks vaadelda iga 5. objekti, näiteks iga 5. autot, mis mööda sõidab. Ja objektid peavad siis samamoodi olema juhuslikus järjekorras. No ja näide siia juurde. Näide on näiteks, et ma tahan uurida 5. klassi õpilaste kirjandeid ja otsustan, et valimisse satub siis iga 3. kirjand. Nad on mul niimoodi hunnikus koos ja iga 3. võtan välja. Kihtvalim. No vot väga tihti on ikkagi nii, et üldkogum koosneb erinevatest osadest. Noh, näiteks poisid ja tüdrukud ja ühes klassis ei ole poisse ja tüdrukuid võrdselt. Ja sellisel juhul ma pean siis selle valimi või selle üldkogumi kõigepealt siis jagama kihtideks. Et no, et see võib olla nii soo, vanuse, hariduse, rahvuse, ükskõik siis mille alusel jagan kihtidesse. Ja siis hiljem siis nendele kihtidele proportsionaalselt rakendan siis kas lihtsat või siis süstemaatilist valikut. No näide. Et näiteks Gustav Adolfi gümnaasiumis on erinevates kooliastmetes erinev arv õpilasi. Et esimeses kooliastmes on 170, aga 4. kooliastmes on 400. Ja no vot näiteks, kui ma teen valimi, ma võtsin siin lihtsalt 10%, et siis ma peangi arvestama seda, et gümnaasiumi õpilasi on rohkem ja et oleks siis see asi õiglane, siis ma pean ka neid rohkem uurima, et ma ei saa võtta niimoodi võrdselt. Mugavusvalim. No vot seda vist tehakse ikkagi kõige rohkem, eriti mis puudutab õpilaste uurimistöid. Et sellisel juhul on siis valim on lähedal uurijale ja tegelikult me mingisuguseid järeldusi üldkogumile teha ei saa. No näiteks ma teen ankeedi ja saadan selle oma Facebooki sõpradele. Sellisel juhul ma ei ole valinud välja neid, kes vastab, vaid lihtsalt vastavad need siis, kes parasjagu vastata tahavad. Nii, aga siin veel kasutatud materjale ja kui keegi tahab siis natukene edasi uurida, siis linke. Aga arukaid valimeid teile!